Jürgen Mattis Talviku, et sul läks tänane päeval nagu väga hästi, et kohe nii-öelda kvalifikatsioonivõit, siis kõik 3 sõiduvõitu, aga esimeses sõidus kohe kukkumine esimeses nii-öelda vasakus kurvis, et mis juhtus? Tekitasin natuke põnevust, et päev läks väga hästi, nagu sa ütlesid, kõikides sessioonides esimene koht ja samuti sprindivõistluses, mis oli siis natuke siuke legendaarsem siin Pärnu rajal, et ei, väga äge, et see esimene sõit ma üritasin suht kähku liidriks saada, et prill oleks puhas ja hea oleks sõitu alustada, aga natuke siis kaasvõistlejaga ei arvestanud ette, et nii agressiivne on, et siis panin korra külje maha, aga see selleks teingi sõitu põnevamaks, sain erinevaid tsooni proovida ja tagant tulla konkurentide aeglasemaid kohti näha. Viimaselt kohalt tulles esimeseks. On see raske või ei ole? Siin õnneks täna oli rajaolud nii head, et tegelikult mõõdumiskohti oli nii palju, et esimesed ringid juba tuli 6. tegelikult, et see oli nagu äge ja ega me Tihemetsas ju eelmine etapp samamoodi tuli esimene sõit tagant, et noh, vahepeal on siukseid sõite ka vaja, et alati ei saa nagu ideaalset sõitu kokku panna, aga jah, pärast lõpuks võitsin sõidu turvaliselt ikkagi. Tavaliselt Eesti meistrivõistlustel on 2 sõitu, seekord oli 3, et kas see 3 on ka selline nagu juba läheb loteriis kätte, et see on nagu ebaõnnestumisi võib tulla rohkem? Kindlasti natuke rohkem, et ikkagi 3 starti ja noh, igast stardist tuleb ikkagi võimalikult ees ära saada, aga noh, see on legendaarne cross siin, et see aasta on õnnestunud nii mitmeid 3-crossilisi sõite siis teha ühe päeval, et kindlasti Adak ja Saksamaal seal MM on veel rohkem sõite nädalavahetuse jooksul, et see oli eesolevaks nädalavahetuse Hollandi MM-iks nagu super trenn. Hollandis on nüüd mis sa sinna nagu püüdma lähed seekord ka? Eelkõige see aasta ikkagi kogemust, et ässadega võidu ajada ja oma kiirust üritada veel üles purssida, et noh, eesmärgid on ikkagi suured ja potentsiaali on, et seda näitas ka Lommeli MM-etapp, kus ma sõitsin esikümne aegu kvalifikatsioonis, aga ütleme, et kõik kokku panna, selleks on vaja jõhkralt tööd veel teha, aga noh, mul on head inimesed ümber, täna samuti publik oli viimase peale, et oma toetajad, Estrans ja Maha Keskus, Formi, Tarvo Jürimaa, kõik on nii suurelt abiks mulle olnud ja see võit oli Tarvo Jürimaale siis, et kes kahjuks nagu paar päeva tagasi kahjuks lahkus meie seast, et see võit oli talle ja on emotsionaalne olnud viimased päevad kindlasti. On see olnud ka raske nagu? Kindlasti raske, et me olime lähedased ja me alles rääkisime esmaspäeva õhtul, et panime kella nii-öelda, aga elu on karm, et ma arvan, et ta pilve peal seal naeratab ja lehvitab mulle praegu. Tänud sulle! Aitäh!